No nii, sõbrad, tundub, et suvi on lõplikult käes ja inimesed, suurem osa inimesi vähemalt põgenevad linnakuumuse käest, kes niisama metsa, kes suvilasse, kes kuhugi kolmandasse kohta, kus linnud ümberringi laulavad. Mina olen suvilas ja tean seda, nagu iga teinegi Eesti inimene, et nii kaunid ja imelised ja kenad, kui need Eestimaa suved reeglina ka ei ole, sinna sisse mahub alati mõni üksik, pahatihti terve suur hulk vihmaseid päevi. Ja selleks, et ennast vihmastel päevadel suvilas või kusagil metsa all lõbustada, on loomulikult vaja nagu alati tehnoloogiat. Ja täna tahan rääkida kahest gadgetist. Üks gadget on asendatav ja teine ei ole. Alustame esimesest. Esimene gadget, millest ma täna räägin, on asendatav gadget. Asendatav on ta sellepärast, et ta on telefon ja telefone on, nagu me teame, turul väga-väga palju. Ja see telefon, millest ma täna räägin, on Huawei P60 Pro. Huawei on teatavasti Hiina ettevõte ja sellega seoses on üks hea, üks halb uudis. Hea uudis on see, et kuna tegemist on Hiina ettevõttega, siis sellel ettevõttel on kõvasti raha ja tal on kõvasti ambitsiooni. Halb uudis on aga see, et kuna tegemist on Hiina ettevõttega, siis paljud Ameerika ettevõtted ei taha selle Hiina ettevõttega eriti tegemises olla ja seetõttu on need Huawei telefonid veidi limiteeritumad kui võib-olla mõned teised Androidi peal töötavad masinad. No, mis ma oskan öelda? Ta näeb päris lahe välja. Ta on suur, tema ekraan on korralik ja ere, oleks ka ime, kui ei oleks, eks tänapäeval ei ole võimalik toota tippmudelit või tipptelefoni, mille ekraan oleks kuidagi kehv. Ekraan on suurepärane, töötab nagu peabki töötama, Android, kõik on kena, kõik on tore. Selle Huawei P60 Pro kõige suuremaks eeliseks või nii-öelda müügiargumendiks peetakse kaamerat ja see lens või eesti keeles siis objektiiv on tõesti nagu mega suur. Ja teatavasti see, eks ole, kui suur on see klaasipind, mille läbi valgus filmilindile, digitaalsele filmilindile tuleb, mida suurem see objektiiv on, seda parem. Ja objektiiv on muidugi mega ja neid on objektiive, nagu näha, on see terve suur hulk. Nii et fotode kvaliteet on sellel telefonil muidugi absoluutselt viimase peal. Nüüd probleem, millest ma juba jõudsin Huawei puhul nii üldisemalt rääkida, on see, et Ameerika Ühendriigid kehtestasid Huaweile mõned aastad tagasi korralikud sanktsioonid. Näiteks Google ei tee sellega seoses Huaweiga koostööd. Google on teatavasti USA ettevõte ja mina ei suuda elada ilma Google'i äppideta. Mulle meeldib Gmail, mulle meeldib Chrome'i brauser, mulle meeldivad veel Google Maps muidugi eriti ja ma nagu tehniliselt küll saan neid siia telefoni sisse, aga see on paras nikerdamine, paras peavalu. Ma pean avama mingisuguse G-Box nimelise rakenduse jaurama ja nägema vaeva. Ja see on selle telefoni kõige suurem probleem minu jaoks. Korralik, vingete spekkidega, hea masin, ilus, suur ekraan, kõik töötab, kõik on fantastiline, kaamera on imeline, fotod on lihtsalt jahmatava panevalt head. Aga mida ma nagu ei saa kohe out of the box, nagu inglise keeles öeldakse, teha, on Google'i äppide installimine Androidi telefoni peale ja minu meelest on see pehmelt öeldes crazy. Mis viib mu järgmise gadgetini ja see gadget ei ole enam asendatav, vaid on asendamatu. Ja teine gadget, ma ütleksin vältimatu gadget iga suvilas aega veetva eestlase elus, on Samsungi projektor nimega The Freestyle. Põhimõtteliselt on see projektor nagu iga teine. Kiirgab, eks ole, kraamis seina peale, laua peale, põrandale, ükskõik kuhu seda suunad. Eelistatavalt muidugi valgele pinnale, kuigi ta paistab ka päris hästi mitte valgetel pindadel. Ta on käändub, väändub, eks ole, üsna pisikene, väga mõnus peos hoida, mitte et seda oleks vaja peos hoida, aga ikkagi head kuskile kotti suruda ja nii edasi. Väga kena ja ilusa disainiga, aga põhimõtteliselt on ta projektor nagu iga teine. Minu jaoks muudab selle projektori eriliseks aga kaks asja. Esiteks on see user interface, mis on siin kohe sees, ehk ta põhimõtteliselt töötab out of the box. Ma ei pea mingid kaableid siia külge toppima, kuigi mingid liidesed on siin olemas ja nii edasi. Ma ei pea sellega tegema, ainuke asi on voolujuhe, seina, siia on ka mingi pataks võimalik tehniliselt juurde hankida, minul seda ei ole. Voolujuhe seina, käima ja seal ta on. Samsungi telekates tuttav, eks ole, see user interface. Seal on olemas Netflixid, värgid, kõik YouTube'id, mis iganes ühendatav võrgu, kõik on mega lihtne. Tal on kaasas korralik niisugune puldikene, millega sa saad siis irlada. Sul on siin olemas oma Netflixi, Prime Video, Amazoni siis Disney Plussi nõndanimetatud dedicated buttonid ehk nupud, mis spetsiaalselt need teenused siis esile kutsuvad ja see on minu meelest nagu mega äge. Teine asi, mis mulle selle projekti juures väga meeldib, on ikkagi tema kvaliteet. Jah, ta ei ole nii kirgas, nii ere, kui me oleme harjunud võib-olla, ma ei tea, mingist AMOLED või OLED telekast nägema, aga selle kohta, mis ta on, ehk projektor, ja mitte nüüd maailma kõige kallim projektor, ta ei ole ka liiga odav, aga ta ei ole ka maailma kõige kallim.
see kvaliteet on ikkagi nagu hämmastavalt okei. Ja mulle meeldib, ma ei tea, õhtul kodus lesida, lasta lakkestaffi ja vaadata sealt uudiseid, mingeid YouTube'i videosid, musa, mida iganes. Ja sound on mega. Ühesõnaga, see on tõeliselt kihvt masin. Ma ütlen päris ausalt, ta on nii palju kihvt masin, et ma kavatsen sellest teha veel eraldi pikema video. Seniks soovitan seda aga ise järgi proovida, vaadata ja veenduda, kas see sulle meeldib või ei meeldib. Ma olen kindel, et meeldib, kui sa oled samasugune tehnoloogia haige nagu mina. Ja ongi tänaseks kõik. Soovin teile mõnusat, ilusat ja mis kõige olulisem tehnoloogia rikast suve. Me kohtume juba õige pea.